Mis siis põhjustas äsja nähtud meelepaha? Nii Edgar Savisaar, Tiit Vähi kui Mart Laar, kõik 3 järjestikust peaministrit olid lubanud jõustada 1992. aasta algul vastu võetud pensioniseaduse, kuid kõigile käis see üle jõu. Seaduse täitmiseks polnud raha. Pensionäridele ei makstud 20 aastat tagasi pensioni, vaid hädapärast elatusraha, kõigile võrdselt 260 krooni kuus. Laari valitsus oli lubanud pensioniseaduse jõustada uuest aastast, kuid peagi sai selgeks, et see pole võimalik. Sotsiaalministeerium alustas siis uue eelarvesõbralikuma seaduse ettevalmistamist, mis pidi valmima kevadeks. Pensioniseaduse järjekordset edasilükkamist saatsid rahva pahameelepuhangud. Kõige ägedam meeleavaldus toimuski Toompeal 11. jaanuaril 1993. Lossi platsile kogunes siis mitu tuhat vihast pensionäri, kes nõudsid elatusraha 400 krooni kuus. Kui sotsiaalminister Marju Lauristin püüdis neile seletada, et valitsusel pole võlukepikest, millega riigieelarvesse raha tinistada, siis tormasid vanainimesed talle kallale. Lauristinit päästsid ärritunud meeleavaldajate käest peaministri ihukaitsed, puruks rebiti vaid ministri mantel. Nõukogude ühiskonnas elama harjunud inimesed ei saanud üldse aru, kuidas on see võimalik, et riigil pole raha. Valitsus pidi riigieelarvet koostades mitte ainult ise raha lugema, vaid ka rahva raha lugema õpetama. Kõige rohkem tuli seda teha just sotsiaalminister Marju Lauristinil. Palun. Armas Mart, kallid kaasvõitlejad nendest kaugetest juba täna, väga kaugetest aegadest, daamid ja härrad, lugupeetud president. Tõepoolest, tollest ajast on pärit ka üks anekdoot. Tuleb pensionär mööda Tallinna tänavat, vastu tuleb sotsiaalminister. Pensionär tuleb ühes jalas king, teine paljas. Sotsiaalminister Lauristin ütleb, näe, olete kinga ära kaotanud. Pensionär vastab, ei, ma leidsin ühe. Ja tõepoolest, aeg oli tõesti selline, et kas nüüd otseses või siis ka ülekantumas mõttes, aga väga paljud inimesed tõesti tundsid ennast palja jalu, tundsid, et neid on jäetud ilma sellest, mida nad arvasid, et neil on õigus oodata, mida nad on välja teeninud. See väga kiire muutus, millest Lagle just rääkis, millega pidid harjuma nii relvakandjad, ametnikud, poliitikud, tabas tegelikult kõige valusamini vanu inimesi. Neid inimesi, kellel ei olnud enam võimalik ennast muuta, kellel ei olnud võimalik ennast kohandada uue süsteemiga, hakata maksma kindlustusmaksu ja kõike muud, neil oli see, mis neil oli. Ja riigil ei olnud seda, mida neile anda. Ja see on ka üks põhjus, mis pärast mina meenutan neid aastaid, mis olid ju tegelikult väga õnnelikud, väga loovad, teiselt poolt ka kui oma elu kahte poolt kõige raskemat, tõesti moraalselt kõige raskemat aastat. Sest mina olin siis nende jaoks riigi nägu ja ma tundsin ennast pidevalt süüdi. Mul on hea meel, et praegu Eesti riik ei pea tundma ennast sellisel viisil oma kodanike, oma elanike ees süüdi. Kui ka täna ilmselt on asju, kus riik peaks mõtlema rohkem lähtudes nende inimeste olukorrast, kelle elu, kelle olemasolu võimalusi riigi tegevus otseselt puudutab. Meie mõtlesime siis tõepoolest suurelt. Meil oli tõesti see tunne, et meil on väga vähe aega ja meil oli vähe aega. Ma olen ka seda mõelnud, kas see oli ikkagi õige põhiseadusassamblees. Me olime kõik ju väga, väga targad ja ettenägelikud ja ettevaatlikud ka ja andsime ise endale seal, kes me seal olime, 2,5 aastat esimese valitsuse jaoks. Me veel ei teadnud, me ise oleme seal valitsus, kes on, aga põhimõtteliselt, et nii-öelda valitsus ei jõuaks samblasse kasvada, et tal oleks tõesti niisugune kindel tärmin. Aga see 2,5 aastat osutus väga-väga lühikeseks. Teiselt poolt aeg liikus hirmus kiiresti ja seda aeg on ju nimetatud ka erakorralise poliitika ajaks, ajaloo võimaluste aknaks. Ühiskond oli valmis väga suurteks muutusteks.
kui ma visuaalselt seda aega meenutan, siis ma olen seda võrrelnud maastikuga pärast lahingut. Kõik tuli üles ehitada. Siin juba räägiti sellest, kuidas rahasüsteemi, kuidas pangasüsteemi, kuidas sõjaväge, kõike tuli üles ehitada otsast peale, aga need olid vähemasti asjad, mille suhtes oli teatud mälestuski olemas, kuidas see on kord olnud. Mis puudutab kaasaegset sotsiaalsüsteemi, siis sellist ei olnud ka enne sõda olnud. Eesti oli ikkagi enne sõda põhiliselt talupoeglik maa. Ja sellist, võiks öelda, modernset sotsiaalsüsteemi ei olnudki sellisena vaja. Samas sel ajal, kui meie olime raudseeslide taga, olid ühel pool välja kujundatud heaoluriik, heaoluühiskonna institutsioonide süsteemid, mida Eesti inimesed olid küll Soome televiisorist näinud, aga nad ei kujutanud ette, kuidas need rattad ringi käivad ja mis see maksab. Ja kus siis võtta seda oskust? Meid on nimetatud kogu seda esimest põhiseaduslikku valitsust või Laari valitsust igate moodi. Mina nimetaks, et see oli tegelikult julgete diletantide valitsus. Ja diletantide kõige paremas mõttes, sest diletant tähendab asja armastaja. Me armastasime seda asja, mida me tegime. Me armastasime Eestit, me tahtsime teha parimat, aga nagu ikka diletandid, meil jäi mõnikord mõistust puudu. Kus siis mõistust võtta? Ma arvan, et siin on üks väga oluline asi, mida ma tahaks rõhutada. Meie läksime nii-öelda Toompealt pärast Riigikogu valimisi ministeeriumidesse ja me andsime endale aru, et me läheme tundmatule maale. Selles valitsuses peale energeetikaga tegeleva minister Niitenbergi, kes tuli meile Kanadast ja kellel olid tõesti suure organisatsiooni juhtimiskogemused, minu meelest ei olnud ühtegi inimest, kellel oleks olnud mingisugunegi korralik juhtimiskogemus. Andres Tarand oli botaanikaias midagi juhatanud. Kranichil oli ka vist mingisugune väiksemat sorti juhatamiskogemus, aga enamusel, nagu ka minul, ei olnud elus olnud ühtegi alluvat. Me ei kujutanud üldse ette, mida tähendab ühe organisatsiooni siseelu, mida tähendab suurte süsteemide praktiline ülesehitamine, aga meil oli teistpidi niisugune väga selge visioon. Ja selle visiooni täitmine oli võimalik siis konkreetsete kavadega selle tõttu ka, et enamus meist oli akadeemilise taustaga, me olime kiired õppijad. Ma arvan, et see valitsus vist oli üks kõige kiiremini õppinud ja kõige õppimishimulisem valitsus. Ja kui ma nüüd endast oma ministeeriumi kogemustest räägin, siis kust õppida, ja ma arvan, et paljud minu tolleaegsed kahvad saavad sama ütelda, me õppisime ka nendelt inimestest, kellega me koos seal ministeeriumis töötasime. Ma tahan kasutada juhust tänada kõiki neid, kellega koos meie ehitasime üles 3 eraldi ministeeriumist ühte suurt, täiesti uskumatut organisatsiooni, mis sai nimeks Sotsiaalministeerium. Seda koostöövaimu, seda tunnet, et iga ministeeriumi ametnik tõepoolest on ka praegu see, kes ehitab üles nii-öelda varemetest hoopis uut süsteemi, seda indu, mis sellega kaasnes. Seda ei jõu ära kiita. Muidugi enne seda ministeeriumi enda loomise see protsess oli väga keeruline. 3 ministeeriumit, tervishoiuministeerium, mis oli nõukogude ajal liidulis vabariiklik, tal oli väga tugev see üleliiduline see kogu struktuur. Siis sotsiaalkindlustus, mis väga paljus tegeles ise ka praktiliselt täieliku niisuguse raha jagamise ja abi jagamisega. Kui mina läksin sinna ministeeriumi, siis oli seal eraldi ruum, kus olidki pakid, mida jagati otse ministeeriumist vahetult. Ja tööministeerium, mida tegelikult ei olnudki, oli ainult üks arvuti, oli üks majandusteadlane ja oli üks väga hea statistik ja siis oli üks tehnik ja nemad tegelikult põhiliselt sellega, et andsid rahvusvahelise statistikale andmeid. Nii et niisugune väga kummaline kooslus ja selleks, et leida nüüd see tahe teha ühist meeskonda, oli vaja kõigepealt hakata seletama kõikidele, mida tähendab üldse sotsiaalpoliitika. Sotsiaalpoliitikat ei olnud Nõukogude Liidus olemas. Nõukogude Liidus oli ideoloogia ja see oli ideoloogia, et riik annab kõik ja riik teeb kõik õnnelikuks täpselt nii sel määral, kui riik tahab. Meil tuli selgeks kõigepealt teha, et on olemas sotsiaalpoliitika, et see on osa poliitikast, mis põhineb õigustel, et need on inimeste õigused, see ei ole mitte riigi suva.
ja et see on osa majandusest, see on väga keeruline osa majandusest. Meil ei olnud asjatundjaid, näiteks tervishoökonoomikas, ma mäletan Toomas Palu, kes nüüd on kaugel ülemaailmse lennuga spetsialist, oli esimene, kes hakkas üldse kaasaegsete põhimõtete järgi arvutama haiglate ökonoomilisi näitajaid ja seda, kuidas moodi viia need tasakaalu. Kogu see arusaam, et kogu sotsiaalsfäär ei ole mitte lihtsalt mingisugune kulutaja, et kõik seisavadki ümber ministeeriumi käsi pikal, vaid et see on väga keeruline majandusharu. Ja see tuli selgeks teha. Ja sellepärast see, mida siin öeldi sissejuhatuseks, et mina pidin õpetama arvutama, ma pidin ise ka õppima arvutama. Ja ma mäletan, kuidas ma õpetasin tõesti ka televiisoris inimesi arutama, et kuulge, kui te tahate, et pension tõuseks 1 kroon, siis mõelge, meil on 380 000 pensionäri. See tähendab, 1 kroon kuus on 380 000 krooni. See tähendab, kui palju see on aasta jooksul? No arvutage nüüd, palju te saite, nüüd te tahate saada 2 krooni, mis siis tuleb? Tahate saada 10 krooni. Ja siis vaadake, mis on meie eelarve. Need lihtsad arvutused, see arusaamine, et see on meie oma raha. Et meil ei ole kuskilt seda võtta, see on meie oma raha, me peame arvestama, et selle rahaga me toime tulema. Need olid esimesed õppimise aja väga lihtsad põhitõed, aga need olid täiesti teistsugused kui need, millega inimesed olid harjunud. Nüüd see tundub meile kõik nii tavaline, me oleme sellega harjunud, see on nagu nii-öelda unustatud. Nii et ma arvan, et see aeg oli väga palju õppimisaeg. Ja et me selle õppimisaja nii-öelda kõrvalt või sellega koos, selle sees suutsime panna need uued suured süsteemid siiski niisugustele jalgadele, tõepoolest selle vundamenti sellisena rajada, et palju sellest seisab praeguseni väga kindlalt paigal. Sotsiaalsüsteemidest, haigekassa süsteem, kogu see tervishoiusüsteemi reform, rahva tervise mõiste sisse toomine, mida üldse ei tuntud, perearstisüsteemi loomine. Kusjuures jällegi, nagu siin öeldi juba, Kaido ütles seda, Liia kinnitas, väga selgete reeglitega. Näiteks kas või see, et on väga selged reeglid, millest üle ei asteta. Meie puhul näiteks oli väga oluline, et tervishoius oleks selge, kes on teenuse osutaja, kes on teenuse tellija, mis vahekord on haigekassa ja tervishoiuasutuse vahel. See läks pärast sassi, kui juba meie valitsus oli lahkunud ja tervishoiuasutused muutusid väikesteks ettevõteteks. See ei olnud kavas. Kui ma praegu vaatan tervishoiutöötajate streiki, siis ma mõtlen, et pagan, just see aasta ei puudu, meil oli see paber veel olemas, kuidas see haiglate süsteem ja kogu see tervishoiusüsteemi ümber ehitada sellisena, et oleks ökonoomsem ja ta ei kulutaks selles mõttes nagu sellisele asjatule konkurentsile ka raha. Ja et rohkem oleks selge see, mis on tervishoiutöötajate endi nii-öelda panus, et oleks selge, mis on patsiendi õigused. See kõik oli olemas, see sama tervishoiuasutuste reform, millest on 2 korda nagu alustatud ja mis pole lõpule viidud. See oli 94. aastal paberi peal tegelikult olemas. Aga meie aeg jäi lühikeseks. Kui me vaatame pensionisüsteemi, siis täpselt niisamuti tänu Georg Männikule, kes oli tõesti üks selle kogu süsteemi arhitekte, üleminek teisele sambale oli tegelikult 95. aastaks planeeritud, meil oli varu kogutud. Siis valitsus lahkus, tuli uus valitsus, kes ütles, oi, reservi on nii palju, kui tore, me saame kohe pensioni tõsta tagasi seal kõik laiali. Tegelikult reserv oli kogutud selleks, et minna üle sellele samale 2-astmelisele või 2 sambaga süsteemile oleks praegu paljudel inimestel polnud see välja teenitud. Nii et ma julgen öelda, et see sama diletantide valitsus, kes oli väga õplik, suutis õppida ka parimast, mis oli tõepoolest maailmas, suutis ammutada igalt poolt ideid ja mis oli tähtis, need arutati kõik omavahel läbi. Kui ma meenutan seda valitsuse aega, siis see tundub mulle mõnikord pideva seminarina. Need pikad kabinetiistungid, kus me poole ööni arutasime kõikide ministeeriumide plaane. See, kui ma olen vaadanud praegu neid kas või väga imelikke olukordi, kus sama valitsuse ministrid meedia kaudu nii-öelda heidavad üksele ühte või teist asja ette. See ei olnud siis selles mõttes mõeldav, et kõik need asjad arutati koos, ei olnud nii, et see on selle erakonna minister, mina sellesse ei puutu, see on tolle erakonna minister, mina sellesse ei puutu. See oli üks meeskond, see meeskond eksis koos, see meeskond tegi võib-olla mõnegi asja geniaalselt koos, uskumata ja teadmata võib-olla ise kõiki ohtusid ja siis lõpuks ka vastutas koos selle eest, et ei suudetud koos seista. Ja sellepärast olen mina öelnud, vaatamata kõikidele igasugustele poliitika ideoloogia erisustele, Mart Laar on olnud parim peaminister. Mart Laari esimene valitsus püsis Mart Laari esimene valitsus püsis seni koos, kuni töötas üks väga tähtis printsiip, see oli usalduse printsiip. Mart Laar oli sellepärast parim peaminister siis ja oli ka teine kord, kui ta oli, aga just see esimene, et ta suutis, ta ei olnud isekas, ta ei olnud kannatamatu, ta ootas, kuni kõik on läbi räägitud ja siis ta oskas väga kiiresti kokku võtta selle punkti, kus kõik olid jõudnud, suutnud kokku leppida milleski.
Selles mõttes ta oli rohkem moderaator, ta oli rohkem demokraatlik selline grupiliider kui selline autoritaarne direktor. Meil on olnud natuke liiga palju direktoreid valitsuse eesotsas ja vähe on olnud poliitilisi liidreid. Mart Laar on peaaegu et üks vähestest. Ja ma arvan, et see, mida siin juba ütles president, et tõepoolest siis olid suured ideed ja nende suurte ideede järgi käies, tõepoolest me läksime mõnigi kord otse läbi metsa. Ja tegime vigu ja on asju, mis teevad siiamaani haiget, nagu Lagregi ütles. Aga ma arvan, et see visioon oli väga oluline, aga seda ei oleks pimesi saanud ellu viia. Ma veel kord ütlen, me olime valmis eksima, eksimusi tunnistama, üksteist kritiseerima ja tunnistama, et mingi asi tuleb ümber teha ja õppima sellest, kuidas mujal on tehtud, aga mitte pimesi. Mul oli kogemus Maailmapangaga, see oli väga naljakas, sellepärast, et igalt poolt sotsiaalteadlasena ma lugesin kriitilisi artikleid, kuidas Maailmapank on üks hirmus jõud, kuidas ta on orjastanud Ladina-Ameerika rahvaid ja nii edasi. Ja siis sattus Maailmapank lõpuks Eestisse, tuli meile oma suure tervishoiuprojektiga. Meie valmistusime ette ministeeriumi, kõik pidid läbi lugema Maailmapanga, kõik raportid valmistuma inglise keeles, vaidlema, valmistuma kõiki neid asju, arutama, kritiseerima. Ja meil tekkis dialoog. Ja dialoogi lõpetus oli see, kui nad tulid sinna ja meie juurde arvasid, et nad hakkame tegelema sellega, et viia meile nagu Kesk-Aasias umbes nii, et voolavat vett haiglatesse. Aga kui me siis olime nendega käinud läbi kõik ülikoolikliinikud ja muud ja nad nägid, mis tasemel on meil inimesed ja mis tasemel on meil infrastruktuur, kohe ma lõpetan, siis nad said aru, et nendele inimestele võib usaldada aga tõepoolest juba palju keerukamad ülesanded, palju keerukamat infrastruktuuri. Kui nad tulid, nad ütlesid, meie ülikooli haiglaid ei aita kuskil. Kui nad läksid, siis nad otsustasid ülikooli haiglale ja ülikoolile selle projekti suurima raha anda. See oli dialoogi tulemus ja dialoogi oskasid pidada ja ei pidanud mitte ainult ministrid, vaid kõik ministeeriumi ametnikud, kõik need tohtrid, kellega nad kokku puutusid, see oli ühine, see oli kaasamine. Ja kaasamine siis hoopis teises mõttes, mitte selles mõttes ainult, mis ütles Lagle, vaid ka selles mõttes, et tõepoolest me tundsime, et me ei ole kõige targemad, me ei tundnud, et meil on kõige suurem võim. Me julgesime küsida ja me saime vastuseid. Aitäh!